Venemaa pidi arvama, et ta on Krimmis juba kõike näinud. Kindlus oli juba muutunud koormaks, kuna Ukraina droonid rikkusid logistikat, purustasid laevanduse ja lendasid näiliselt igal ööl üle kogu Krimmi, et hävitada õhutõrjet, ladusid ja muid sihtmärke. Aga Venemaa peaks nüüdseks teadma, et Ukrainal on alati veel mõni trikk varuks. Ja see, mida me just nägime, oli tõeliselt suur trikk. Ukraina Omega-üksuse sukeldujad on just korda saatnud mõeldamatu. Tegutsedes sügaval vaenlase tagalas on nad teinud midagi sellist, mille üle Hollywoodi stsenarist uhkust tunneks. Ja see annab Venemaale märku, et lahing Krimmi pärast on eskaleerunud. Ukraina ei löö enam ainult kaugelt. Nad suudavad inimesi poolsaarele viia. Alustame põhitõdedest. 17. juulil tuli uudis, et Ukraina oli sooritanud järjekordse rünnaku Saki lennubaasile Krimmis. See oli 4. järjestikune rünnak Saki vastu 1 kuu jooksul ja see tekitas palju kahju. Ukraina operaatorid ootasid oma hetke, et rünnata. Selle asemel, et üritada rünnata Vene lennukeid, kui need olid angaarides peidus, lasid Ukraina operaatorid neil lennukitel hakata ruleerima. Vale lootus Vene lihtsameelsetele. Kui Ukraina ootas, sõitis Su-24M ruleerimisteele. See oli just õhku tõusmas, kui Ukraina droonid ründasid. 2 neist tabasid Su-24M-i täpse rünnakuga, mis näitab, kui tõhusaks on Ukraina droonid muutunud. Esimene tabas Su-24M-i nina, purustades selle tükkideks, samal ajal kui piloot vaid mõne tolli kaugusel pealt vaatas. Kui nina lagunes, tabas Ukraina teine droon kütusepaake, hävitades Vene hävituslennuki täielikult. Kaadrid on juba jagatud. Pole kahtlustki, et Ukraina tegi seda, mida ta väitis. Me näeme üht Ukraina drooni, mille sihikul on Su-24M laskumas kiiresti ja tabamas sihtmärki. Ühe hoobiga muutusid Vene õhuoperatsioonid Krimmis palju kulukamaks, sest Kreml peab nüüd kiiresti leidma hävituslennuki, mida saata lahingutesse sattunud poolsaarele, asendamaks just kaotatud Su-24M-i. Aga see pole tegelik lugu. Kuigi 4. rünnak Saki vastu 1 kuu jooksul oli juba iseenesest muljetavaldav, erines see rünnak kõigist varasematest Ukraina operatsioonidest Krimmis. Tavaliselt räägiksime teile sellise rünnaku puhul droonidest, mis on välja lastud mandrilt või võib-olla Mustal merel asuvate meredroonide pardalt. Seekord mitte. Ukraina viimane edu ei tulnud oma tavapäraste droonioperaatorite kaudu. Filmi väärilises loos saatis Ukraina lahingusukeldujad otse Krimmi, et rünnata Saki lennubaasi. Need sukeldujad on Ukraina rahvuskaardi Omega eriüksuskeskuse liikmed ning nad on välja õppinud täitma selliseid ülesandeid, millega tavaline Ukraina sõdur hakkama ei saa. Omega on erilain. Kuigi Omega operaatoreid harva esile tõstetakse Ukraina sõjas Venemaa vastu, on nad siiski ühed parimatest, keda Ukraina pakkuda suudab. Eriüksuste keskus, mis kannab nime Omega, koosneb 8 allüksusest, mis kõik kannavad samuti nime Omega, rõhutades üksuse ühtsust ja võimet varjus püsida. Omega ülesanne on lihtne. Tagada riigi julgeolek ja kaitse, võideldes terrorismi vastu ja tõrjudes relvastatud agressiooni Ukraina vastu. Putini niinimetatud erisõjalise operatsiooni kontekstis tähendab see sisuliselt kõigile Vene asjadele jälile jõudmist ja nende hävitamist. Ainult Ukraina eliitoperatiivtöötajad saavad Omega liikmeks. Arvatakse, et keskuses on kuskil 501 kuni 1500 teenistujat, vahendab Military Land, ja igaüks neist on kõrgelt koolitatud spetsialist. Langevarjurid, mägisõjaeksperdid ja teised, kes on oma karjääri jooksul treeninud väga spetsiifilisteks olukordadeks, leiavad tee Omegasse. Ja loomulikult on seal ka lahingusukeldujad, Saki operatsiooni tähed. Me ei tea väga palju täpselt selle operatsiooni olemusest, mille Omega Saki linnas läbi viis. See käib asja juurde. Selline keskus nagu Omega ei hakka pärast operatsiooni iga salajase tegevuse detaili avalikustama. Lõppude lõpuks võib strateegia, mis kord juba töötas, uuesti töötada, kui Venemaa ei tea täpselt, kuidas seda tehti. Aga tänu Ukraina rahvuskaardi komanderi Oleksandr Pivnenko Telegrami postitusele teame me siiski natuke. Oma 16. juuli postituses ütles Pivnenko: meie Omega erioperatsioonide keskuse eriüksuslased hävitasid Vene Su-24M pommitaja ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvas Saki sõjaväelennuväljal. Õnnestunud operatsiooni viisid läbi Omega erioperatsioonide keskuse lohingusukeldujad, kes kinnitasid taas oma võimekust sooritada kõrge täpsusega lööke vaenlase sihtmärkidele sügaval nende tagalas. Lisainfot annab United24 Media, mis teatab, et operatsiooni ettevalmistamine kestis 3 nädalat ning see viidi läbi Ukraina õhuväe ja julgeolekuteenistuse abiga.
Livnenko jagas seejärel mõningaid väikeseid detaile selle kohta, mida operatsioon endast kujutas. Sihtmärgi tuvastamine toimus päevadel enne sukeldujate rünnakut. Rahvuskaardil oli teada, et Venemaal oli Saki lennuväljal Su-24M, mida tõenäoliselt kasutati rakettide tulistamiseks Ukraina mandriosale. Planeerimine järgnes, kui Omega eriüksus valmistus operatsiooniks, mille käigus nad pidid Krimmi imbuma, et sealt droonidega Su-24M sihtmärgiks võtta. Kuid sellest kaugemale saame ainult oletada, tuginedes sellele, mida teame lahingusukeldujate tööst. Need sukeldujad oleksid pidanud mingil viisil Krimmi toimetatama, võib-olla patrullpaadiga või allveesõidukiga, et neid silma alt varjatuna hoida. Nad oleksid pidanud toime tulema ka väljakutsetega, mis kaasnevad Krimmi rannikualale navigeerimisega, kus nad saaksid oma droonid välja lasta ja seejärel põgeneda. Ja ära unusta, et nad pidid ka droonid kohale toimetama. Kõike seda tuli teha samal ajal navigeerimisega tegeledes, ujuda vee all, tulla toime tõusude ja hoovustega, et oma eesmärgini jõuda. Iga viga oleks kalliks maksma läinud. Valeele rannikualale jõudmine oleks võinud tähendada operatsiooni lõppu juba enne selle algust. Kindlasti oleksid neil lahingusukeldujatel olnud tööks vajalikud vahendid. Veekindlad tahvelarvutid on nüüd saadaval paljudele, kes seda rolli täidavad, pakkudes navigatsioonilist abi GPS-i ja Dopleri satelliitpositsioneerimise kaudu. Aga siiski, ülesanne oli tohutu. Sisseneda Krimmi, korraldada täpselt ajastatud droonirünnak Sakis ja siis jälle välja pääseda. Me ütlesime teile, et need inimesed on spetsialistid, nüüd näete miks. Sellise operatsiooni jaoks on olemas varasem näide. Venemaa sissetungi alguspäevil Ukrainasse õnnestus venelastel pärast lühikest pommitamist vallutada Ussi saare ja võtta vangi Ukraina piirivalvurid, kes olid sisuliselt käskinud Vene sissetungijatel persse käia, kui need käskisid neil saarelt lahkuda. Ussi saare vallutamine oli Venemaa jaoks üsna suur võit. Kui Venemaa oleks suutnud seda hoida, oleks saare asukoht Musta mere lääneosas olnud ideaalne õhutõrje paigutamiseks. Lisaks asub see vähem kui kilomeetri pikkune saar ühel neist laevateedest, mida Ukraina kasutab kaubalaevade saatmiseks läbi Musta mere rahvusvahelistesse vetesse. Venemaa hakkas Ussi saare ümber mänge mängima kohe pärast selle vallutamist. 2022. aasta 30. juunil teatasid Putini väed oma taandumisest, väidetavalt heatahtliku žestina Ukraina suhtes. Osprey Publishing, T-Tab. Ukraina ei uskunud, et Vene väed olid tõepoolest lahkunud. Kui palju heatahtlikkust saab olla riigil, mis üritas Ukrainat tallutada? Nii kutsuti 7. juulil 2022 tegevusse Ukraina 73. mereväe erioperatsioonide keskuse lahingusukeldujad. Lähenedes Ussi saarele varjatult allveesõidukitega maabusid need sukeldujad, kes olid saanud väljaõppe Suurbritannia eriüksuselt Special Boat Service ja kontrollisid Ussi saart, et näha, kas Venemaa väited vastavad tõele. Ja tõepoolest, Vene sõjalaevad hakkasid peagi lähenema, andes Ukrainale mõista, et Venemaa heatahtlikkus ulatub umbes sama kaugele kui Putini mõtted oma riigi tuleviku kohta. Sukeldujad taandusid, kuid tegevusplaan oli paigas. Aastate jooksul on Ukraina lahingusukeldujad osalenud rünnakutes Kinburni maasäärele, mis annab selle kontrollijale teatava kontrolli Musta mere laevaliikluse ja Dnipro jõe üle. Nendel sukeldujatel on palju kogemusi. Usume, et see kogemus pandi proovile Krimmis Saki lennubaasi vastu ning Ukraina sukeldujad läbisid selle testi suurepäraselt. Siiski on suur osa sellest vaid spekulatsioon. Omega ei taha oma saladusi avaldada ega peakski seda tegema. Siiski on üks asi, mida me Saki operatsiooni kohta teame, mida Ukraina rahvuskaart pole avalikustanud, kuid mis on hiljem välja tulnud. Aga enne kui me selle mängu muutva infokillu avaldame, tuletame meelde, et vaatate The Military Show'd. Kui saate meie kanalilt uusi teadmisi, siis meil on varuks veel palju muudki. Vajutage tellimisnuppu ja pange märguanne peale, et ei jääks millest ilma. Ukraina lahingusukeldujate ja nende töö üksikasjad võivad olla saladuskatte all, kuid droonid, millega nad hävitasid Venemaa Su-24M-i, seda ei ole. Sukeldujad kasutasid kuulsaid tehisintellektil põhinevaid Hornet-droone, mis on saanud oluliseks osaks Ukraina logistilise blokaadi kampaaniast, mille eesmärk on Krimmi isoleerimine. Ainult, et need ei olnud sellised Hornetid, nagu me neid tunneme. 17. juuli järelraportis Venemaa Saki katastroofi kohta avaldas väljaanne United 24, et Ukraina tähelepanuväärset lahingusukeldumise missiooni kasutati ka Hornet-drooni uuendatud versiooni testimiseks. See uus versioon säilitab tehisintellektiga varustatud juhtimissüsteemi, mis on muutnud selle okupeeritud Ukrainas nii tõhusaks. Kuid Omega tehnilised spetsialistid uuendasid selle jäigatiivaliseks variandiks, mis suudab lennata palju kaugemale kui algne Hornet. See on Ukraina jaoks tohutu. Selle Horneti uue versiooniga, mille maksumuseks hinnatakse 10 kuni 11 000 dollari vahele, saab Ukraina sundida Venemaad viima oma Krimmi õhuväe veelgi kaugemale tahapoole.
tahapoole. See piirab rakettide ja liugpommide laskmise tõhusust Krimmi poolsaarelt. Samuti toob see Venemaa jaoks kaasa hirmutavad kulutused. Üks Su-24M maksab Venemaale umbes $25 miljonit tüki kohta. Ukraina hävitas neist ühe droonidega, mille kogumaksumus oli umbes $20 000. See on tohutu investeeringut tasuvus. Ja nüüd, kui Ukraina on välja töötanud selle uue Horneti, mis täiendab nende uuenduslikku meetodit saata lahingusukeldujaid Krimmi, teab Venemaa, et neil on käes mitme miljoni dollari suurune probleem. Aga mis siis, kui järgmine ei ole Su-24M? Mis siis, kui Ukraina kasutab oma uuendatud Horneteid, et hävitada $85 miljoni väärtuses Su-35? See on nüüd väga reaalne võimalus, mis julgustab Venemaad veelgi rohkem oma õhuväge Krimmi sügavamale viima või võib-olla poolsaarelt üldse ära viima. Putini Krimmi katastroof jätkub. Ja just seda ütleb meile Omega. Hämmastav operatsioon. Ukraina on leidnud viisi, kuidas viia sõdureid Krimmi ilma sellise ulatusliku dessantoperatsioonita, mis peaaegu kindlasti lõpeks katastroofiga. Ukrainal lihtsalt ei ole selliseks rünnakuks vajalikke ressursse. Ukraina merevägi, sellisena nagu see on, ei sisalda tegelikult sõjalaevu. See koosneb peamiselt patrull-laevadest ja miinitõrjelaevadest, mis muudab traditsioonilise dessantoperatsiooni võimatuks. Ukraina võib olla suuteline Krimmi vabastama piisavalt suure jõuga, kuid selle jõu poolsaarele toimetamine on alati probleemiks. Katse tormijooksuga Krimmi randadele tungida on samuti väga ilmne rünnakuvorm. Venemaa kaitse oleks täielikult valmis ning Ukraina peaks sellise rünnaku läbiviimiseks taluma liiga suuri kaotusi, isegi kui tal oleks olemas kõik vajalikud dessantlaevad täiemahuliseks rünnakuks. See ei ole aga takistanud Venemaad paanikasse sattumast. 17. juuni raportis avaldas Kyiv Independent, et Venemaa valmistub võimalikeks Ukraina dessantideks Krimmis, tugevdades oma rannikukaitset. Siis saad aru, et rahvas on hirmul. Valmistumine sissetungiks, mis on äärmiselt ebatõenäoline, näitab, et Vene juhtkond on Krimmi küsimuses nagu üks suur peata kana. See, mida me just nägime Omega lahingusukeldajatega, on Ukraina teinud Venemaa vastu juba korduvalt, tegutsenud kõigi ootuste vastaselt. Venemaa ootas Ukraina dessanti, kuid ta ei oodanud, et väike rühm sukeldujaid relvastatud uute Hornet-droonidega hiilib Krimmi, korraldab Su-24M hävitava rünnaku juba räsitud lennuväljale ja pääseb seejärel uuesti minema. See, mida me just nägime, on Putini Krimmi kriisi süvenemine, sest Ukraina on näidanud Venemaale, et kõik kaitserajatised, mida ta üritab üles ehitada, ei suuda peatada riiki, mis on saanud üheks maailma juhtivaks asümmeetrilise sõjapidamise eksperdiks. See polnud Krimmi tagasivallutamise operatsioon. See oli täpne operatsioon ja tõenäoliselt hakkame nägema, kuidas Ukraina viib läbi veelgi rohkem selliseid operatsioone, kui Putini kontroll Krimmi üle mureneb. Lõpuks ei lahku Venemaa Krimmist suure pauguga, see lahkub haleda vinguga. Me teeme seda, kui vaatame Krimmi laiemast vaatenurgast. Nii muljetavaldav kui Omega operatsioon ka oli see vaid järjekordne hoop Vene okupatsiooniväele, kes on muutunud löökidest uimasaks. Ainuüksi Saki näitab seda. Venemaa õhuvõimekus on juba nii palju vähenenud, et nad saavad oma hävitajaid ja pommitajaid kasutada peamiselt vaid selleks, et õhku tõusta lennuväljadelt, tiirutada nende lennuväljade ümber, lasta välja rakette ja pomme ning siis maanduda. Venemaa väljalende väljaspool okupeeritud alasid tehakse harva, mis võib olla seotud sellega, et Ukraina on juba hävitanud 438 Venemaa lennukit ja 354 kopterit, nagu Ukraina teatas 20. juulil. Sellised lennuväljad nagu Saki on nüüd kogu Venemaa õhukampaania elujõuks. Kui need lennuväljad satuvad ohtu, on Putini strateegia kasutada Krimmi õhurünnakute alustamiseks Ukraina vastu tõsises ohus. Ja Saki on tõsiselt ohus. Me mainisime varem, et Omega operatsioon, mis hävitas Saki lennubaasis Su-24M, on vaid 1/4, mida Ukraina on viimase kuu jooksul läbi viinud. Vaid paar nädalat varem, 3. juulil, avaldas Kyiv Post, et Saki lennubaasi ründas droonirünnak, mis oli nii võimas, et hävitas või kahjustas 7 lennukit, sealhulgas Su-30 ja Su-24M tüüpi lennukeid. See rünnak järgnes veel ühele, mis toimus vaid mõned päevad varem, kui Ukraina droonid tabasid Saki lennubaasi angaare 5 korral, mis on kinnitatud tabamused. Üks neist droonirünnakutest põhjustas tulekahju angaaris, mida Venemaa kasutas Su-30SM lennuki hoidmiseks. Kui Venemaa pole veel sõnumist aru saanud, siis selgitame selle lahti kõigile nende botidele, kes seda videot vaatavad. Saki lennubaas ei ole enam turvaline. Sama võib öelda kogu ülejäänud Krimmi kohta. Me nimetasime seda, mis sellel poolsaarel toimub, katastroofiks Putini jaoks ja me ei kasuta seda sõna kergekäeliselt. Omega võitlussukeldajad lõpetasid oma operatsiooni ajal, mil Krimm on isoleeritud tänu ulatuslikule Ukraina kampaaniale,
mis on läbi lõiganud maismaa logistilised arterid ning hävitab praegu Aasovi merel varustus- ja kütuselaevu. Poolsaar on nende rünnakute tagajärjel tõsises energiakriisis. Kütus on tanklates otsakorral, eeldusel, et okupandid leiavad üldse mõne tankla, kus veel kütust on. Krimmis esineb ka vaheldavaid elektrikatkestusi, kuna Ukraina sihib alajaamu ja soojuseelektrijaamu. 10 päeva jooksul enne 16. juulit ründas Ukraina 147 kütusetankerit, mis püüdsid Aasovi mere kaudu bensiini ja diislikütust Krimmi toimetada. Ukraina kampaania laieneb samuti, ulatudes selleni, et juunis viidi Venemaa vastu edukalt läbi 7028 keskmaa rünnakut. See arv on peaaegu 2 korda suurem kui eelmisel kuul sooritatud. 3800 edukat rünnakut, mis näitab pigem eskaleerumist kui vaibumist. Seda, mida Omega lahingusukeldujad tegid, võiks nimetada nende enda keskmaa rünnakuks, kuigi see viidi läbi viisil, mida me varem näinud pole. Kuid Omega operatsioon näitab meile ka seda, et Venemaa on kaotanud kontrolli Krimmi ümbritsevate vete üle. Eriti Must meri on muutunud Venemaa jaoks varast, mida sai kasutada Ukraina mandriosa ründamiseks, hoopis koormaks, mis nüüd toimib marsruudina, mida Ukraina saab kasutada selliste operatsioonide läbiviimiseks nagu lahingusukeldujate missioon, mida me just nägime. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles sama 5. juulil, kui ta kuulutas, et Venemaa on Musta mere kaotanud. Selle vastu on raske vaielda. Ukraina, kellel pole isegi mereväge, on süstemaatiliselt hävitanud Musta mere laevastiku sõjalaevu nii palju, et see, mis Venemaa laevastikust alles on, peidab end nüüd nii kaugel Ukraina droonide ja rakettide eest kui võimalik. Ukraina on korraldanud 33 rünnakut peamistele sõjalaevadele, 34 Vene dessantlaevadele ja 23 abilaevadele. See Musta mere kampaania on muutnud Krimmi ümbruse veed Vene okupantide jaoks ohtlikumaks kui Ukraina kaitsjate jaoks. Nii ohtlikuks, et Ukraina saab nüüd saata lahingusukeldujaid otse Krimmi. See Musta mere muutumine varast koormaks ulatub ka Krimmi endasse. Vene imperialistlike ambitsioonide võti Ukrainas peaks olema sümbol. Venemaa võttis Krimmi 2014 aastal peaaegu ilma võitluseta. Putin on sellega kogu Ukrainat survestanud ja ta reklaamib Krimmi kui kohta, kus kõik Venemaa jõukamad inimesed peaksid olema. Nüüd on see sõjatsoon, kus pole kütust, toitu on vähe, elektrit pole ja lennuväljadel polevad hävituslennukid. Paljud Krimmi okupandid ei pruugi kunagi kuulda sellest, mida Omega korda saatis, vähemalt mitte enne, kui sellest on juba kaua aega möödas. Venemaa teeb kõik, et varjata seda tähelepanuväärset lahingusukeldumise operatsiooni oma rahva eest, kuid juhtunu varjamine ei muuda midagi. Ukraina on juba Krimmi isoleerimas. Nüüd on Ukrainal uus viis rünnata ja Krimmi ründevõimekus on nõrgenenud. Ukraina Omega sukeldujad tegid Krimmis just midagi mõeldamatut. Aga see operatsioon on veel üks samm teel võimatuna näiva eesmärgi poole. Poolsaare vabastamine ebaseadusliku Vene kontrolli alt lõplikult ja jäädavalt. On mõned okupandid, kes on aru saanud, et praegu on väga halb aeg Krimmis viibimiseks. Nad põgenevad tuhandete kaupa oma elu eest, et pääseda tagasi Venemaa mandriosale ainsa silla kaudu, mis veel olemas on ja mis viib nad poolsaarelt minema. Paanika on tõeline, evakuatsioon on käimas. Ja saate teada, kuidas Kertši sild, mis ühendab Venemaad Krimmiga, on muutunud veel üheks märgiks Putini läbikukkumisest, vaadates meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis meil on veel palju muud varuks. Tellige The Military Show, et olla esimeste seas, kes näevad, mis meil järgmiseks tulemas on. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!